Tervist kõik vaatajad, kallid inimesed. Oleme tulnud isaga niisugusesse uude kohta nimega Karinu järv. Karinu suur järv ja teine on seal edaspidi on Karinu väike järv. Ja nagu näha on, siis see on tegelikult on ta suhteliselt kinni kasvanud siin. See eest me lähme proovime ikka. Otsime sügavad augud üles tiiperi abiga, kasutame uuesti tiiperit. Aga alguses teeme ühe asja, mida ei ole ammu teinud ja selleks on drooni lennutamine. Ja kuna ma siin veekogul põhimõtteliselt ei ole kunagi käinud, siis ongi eriti hea plaan tegelikult lasta droon õhku ja näha, kus kohas üldse püüda saaks. Mida püüda saaks. See on nagu nii kaval. Tuled uude veekogusse, 2 asja, mida sul on vaja uue veekogu avastamiseks on droon, lased õhku, vaatad, kus mis on, mis tundub hea potentsiaalne koht, kus püüda. Ja teine asi on tiiper, mis ütleb ära, kas seal kala ka on, kus sa püüda üritad. 21. sajand on väga wild. Teeme ruttu ühe kiire droonilennu. Ma pole väga ammu drooni lennutanud. Paneme täis aku igaks juhuks külge. Okei, tšekime. Pilti. Nii. 21. sajandi kalastaja. Tasku on tehnikat täis. Siin on Liiva karjäär vist, või mingi karjäär oli seal, kui ma ei eksi. See on siis suur järv, kus meie oleme praegu, kus ma praegu filmin. Seal taga on näha väike järve, ma eeldan. Peaks olema tõenäoliselt. Mõned hooned ka. Ei ole palju, on igasuguseid tiike ja lompe, ma vaatan. Tule vaata siin, kuidas vesi välja näeb. Vaata, kus on nagu perses suhteliselt kõik. Jumal tahab koju tulla. Vaata, kõik on sita, täis kasvanud paska. Püüda pole nagu kuskil. Siin on ainult paska täis, jah. No siin on mingi paar kohta on, aga ma nagu... Kuradi raibe karju praisk. Tahab koju tulla. No, aku tühine. See on küll pullipoiss, mitte leht. Aga see ei ole reti. Retile meeldib, kui auh tehakse. Reti teeb puh. Tužia. Kas siit saab elektrit ka või? Jaa. See on mõnus. Impulsvool käib seal sees, näeb. Siin samas on ühendatud. On jah. Jõle hea, näeb välja ühendus ja kõik muu. Turvaline. Spetsialisti töö on kohe näha. Nojah, ma ei tea. Püüdusin jah. Praegu ei ole võimalik kurat. Näete. Eelmises videos siis tegime katki augu sisse. Siin taga on üks polt. See polt hõõrus augu sisse. Ma panin siia lapi peale ja liimisin ära. See liim oli selline, et seal oli ohutusjuhend kirjas, et tõenäoliselt, mitte et võib-olla või et ei ole kindel, vaid et tõenäoliselt tekitab vähki. Ei ole hea, kui nahaga kokku puutub. Mingi spetsliim, PVC paadiliim. Tekitab vähki, sisse hingad, siis tekitab astma sümptomeid. Ma ei tea, mis asju veel. Ma nagu kuradi laboris kinni kaetud igat pidi kuidagi hästi kaugel. Tegin ära tšeki-preki. No ja täitsa hoiab õhku. Täitsa punnis on poiss. Väidetavalt tuttavad inimesed, kes on siin kalal käinud, on rääkisid, et jõle suured ahvenad olid siin. Ma nägin niisugust haugi. Praegu isa nägi haugi. Selline oli umbes. Tegelikult ma lapsepõlves olen siin käinud kalal ja me siit ikka rebisime ahvenat raisk. Ikka võtsime, aga siit nad isegi kaldalt ei saa püüda. Läbipaistev on küll, imekombel. Väiksed maimud. On jah? Ujuvad seal need pisikesed. On jah, on küll jah, seal maimud. Nüüd mõtleme välja, vaatame Google Mapsi, kus kohas kalapüüda saab. Näed, poleks ma drooniga läinud, me oleksime idioodid, me idioodid oleksime paadiga peale läinud ja oleksime vandunud pool tundi ja koju läinud. Nüüd me ei pea pool tundi järjest vanduma vähemalt. Mõtlesin korraks, et mida teha ja kuhu minna ja lõi pähe, et Koeru on suht lähedal ja Koerus on niisugune huvitav järv nagu Väinjärv. Jõudsime just siia isaga. Kahjuks siin on kett ees. Tangid on meil kaasas, selle hammustame läbi, et lihtsamalt saaks minna. Igaks juhuks tuleme, vaatame, mis siin toimub, enne kui hakkame paadiga tulema kuskile. Kuradi pikalt peab tassima seda paati, ega ta kerge ei ole. Matkapesa, matkakeskus.
Kas kuskilt mujalt ei saa järvele lähemale või? Sealt Ervita pool on ka, seal on sild. Ahah. Seal lukas nagu. Lähme vaatame sealt. Aga aitäh teile. No lähme katsetame. Ma vaatan GPS-i. Viimane kord ma käisin, siis minu arust seda asja siin küll ei olnud. Ja hüppesild oli olemas. Ainult üks sild oli minu arust. Ma püüdsin rahvenat sealt pealt sain kell 5 hommikul. Näed, siia on vaja lihtsalt, näed, siin on 3 tabalukku. Sul on enda tabalukku vaja võtta, kas meil ei ole? Hammustame läbi, paneme siia oma tabalukku, on ju. Ja 4 lukku, noh. On 4 lukku ja siis saavad kõik käia. 4, siis on 5. Läheb ka mingi tee, aga äkki ta mõtles seda? See läheb otse järve juurde ka. Ervita. Mis kuradi koht see? See on nagu mingisugune second hand poe nimi. Kus saab kaltsu seosta. Kaltsukas. Elu on seiklus. Oi. Akuklemmi ei pea vette panema. Kolmikreisi. Aga akuklemmid ei pea vette käima. Must on menus. Must on menus. Ahah. Aitäh. Jälle vaata, aega on nii vähe, vaata, tahaks püüda. Täpselt see aeg ekstra sõit, mis me siia tegime, see rikkus kõik ära. Oleks otse siia tulnud, siis ei oleks probleemi olnud. Nii. Nii, tiiper on valmis. Tiiper on valmis. Mina olen valmis. Kõik on valmis. Viska see sump kuskil paremat kohta ei ole. Kurat, kui hea on siin ikka selles paadis. Siin paadis ikka ruumi on ikka jubedalt palju. Vaikselt suristab. Suristab vaikselt. Oi, kui hea on siin paadis olla. Selle eelmise paadiga võrreldes seal Kuremaal, oi. Nii, pinnases on hunnik kalu. Jah, ta ei ütle suurust, aga midagi siin on. Ja põhjas ütleb, et on päris suured, päris mitu ja suurt siin samas. Linaski tuli keegi särjad. Kalaparv siin samas all läheb sügavamaks vaikselt. Ma ei tea, ma panen lihtsalt meid mingis suunas mingi ajama, vaata. Nagu see näha on, vaata, ta kaardistab täpselt mulle praegu järve ennast sügavust. Praegu on sügavus umbes 7,2 meetrit. Ja nüüd ta hakkas segast peksma vist. Natukene laine segab vist. Siin oli mingi kiirus ka, et kui kiiresti saab sõita selle tiiperiga. Aga ma ei mäleta, mis see kiirus on. Ja ega meil siin meil ei ole kirjas ka kuskil, mis kiirus on. Kalas igatahes loeb. No praegu vist peksab segast järjekordselt natukene. Natukene laine segab. Aga näed, vaata vahepeal, kui ta ise tunnetab ära, kui liiga kiiresti vist liigud, seepärast kaardi peal ta näitab, värvib nagu praegu on ju. Ühes kohas ei ole värvi, vaata. Järsku on nagu vahele jäänud. Eks ta siis tuvastas ära, et peksab segast natukene. Kus sa ütlesid, et kõige sügavam koht peaks olema? No, me kuidagi tookord püüdsime seal kuskil siin, selle kurat saare tipu juures. No katsetame. Paku palju praegu on sügavust? 9,2. Mis on ka päris palju tegelikult. Kurat, vaatame, me kaldast oleme palju kiviviska kaugusel. No nii palju oskame öelda vähemalt, et plaanipärasest Karinu järve review'st on saanud Väinjärve review. Vaata, ma vaatan korraks, mis palju mul seda... sensitivity't juurde võiks panna igaks juhuks. Näe, see kala oli seal servas ja meil ei ole nii sügavaid lantegi vist. Ja siin ujub mingi suur kala. 9,2. 7 meetri peal suur kala, üksinda. Kindel mats, ma ütlen ära, see on haug. Puhas haugi lugu. Mis asi see imelik seal otse ees on nagu? Nagu midagi ujuks eest ära. Sügaval põhjas metsikult pirakad kalad, paar tükki. Mul näitab põhjas praegu istuvad mingid pirakad vennad järjest. Ja pinnases ka mingid vennad, nagu sa ütlesid. Siin on põhjas igal pool. Noh, ütleme, kala siin asukohas on, kus me oleme praegu. Huvitav, kas see põhjas saab olla midagi muud ikkagi peale kala äkki või? Äkki see on mingi kõrkjad või kuidagi? Ma ei taha uskuda, et nii. No samas ta võtab võib-olla ühte ja sama kala võib-olla. Kas see lant upub? Oh, väga hea. Mul on jah niisugune imelik, üleni kuldne niisugune kala. Ma kutsun teda kuldkalaks. Niisugune pirakas, plastmassi junn. Lasen tal põhja kukkuda ja siis hakkan kerima. Tahaks muidugi mingi madalikku üles leida, kas siin mingit madalikku ei ole võtta. Ma näen 10 meetrit sügavust nüüd. Praegu on niisugune lugu üleüldse, et ma ei tea, ma ammu juba mõtlesin, et tegelikult peaks ankurdama, aga me oleme praegu vales kohas ka ankurdamise jaoks. Ega muidu püüda ei saa siin vist. Peab ankru vette laskma. Siin ei näita mul kala ka. Kummipaet on väga hea. Kummipaet on super. Selle vastu ei saa mitte miski muu asi. Luiged
siin kaob sügavus ära väga kiiresti. No ma tahan korraks sinna vaadata, kus ma nägin mingeid kalureid chillimas. Ma võtan selle korraks veest välja, seepärast ma ei saa muidu nii vinti anda, nagu ma tahaks. Näe, part peab minema. Kurat, imest, mõtlen mingi kurat niukene junnjärv 10 meetrit sügav. Täitsa pekkis. Ma käisin, mis kuradi kohas ma käisin? See oli mingi Kahalajärv. Vist oli, jah. Seal sügavust ei olnud sittagi. Järv oli 5 korda suurem kui see. Ja mis me nägime kuradi meeter sügavust igal pool. Peri võttis, pani selle põhja, selle kahva kuradi sabana. Võt siin need kõrked ja asjad on niisugused huvitavad, mida võiks pommida. Need onklid muidu olid seal edasi veel, seal vahes. Loobime natukene pulli pärast. Kurat, tiiperi peaks sisse panema. Pinnases kala, sügavust 5 meetrit. Esimene hei. Salatit peab ka sööma. Mingi suurem kala pinnases üksinda. Ja meie all on mingi kala. Ma arvan, see on haug ka, kurat. Mingi põhjas kalaparv 5 meetri peal. Ahven tõenäoliselt. Ossa puts, no see ei ole võimalik. See peab segastus. Ei ole võimalik. Ma võtan ta veest välja korraks. Okei, see on vist päris. Äkki tuli mingi parv meie paadi alla varju. Äkki see on mingi kõrked või asjad ikkagi rohi. Seal kalad lupsutavad küll need siin, kus me üle rehivisime. Lups panevad pinnad. Seda me oleme ennem ka näinud, et see kala, kes pinnas mängib, see ei võta lant. Otse ees ka panevad. See on kuradi viidikad või asjad. Pinnas näitab, et ujub suur kala. Ja nüüd näitab, et põhjas on suuremad kalad. Tule, kas siin on mingi linaski koht või? See on täpselt see sama koht, kus me ennem olime. Jaa, linaskid siin püüavad küll. Mis sa tahad öelda, et nad on niimoodi parves siin või? Ebareaalne. Samas siin näitab nagu mingeid teisi asju ka, vaata nagu mingi... Ma ei tea, kas see on võimalik, et ta arvab, et see on mingi rohulible, mis seal all on kala. Meil on kala nii palju, et ma pean heli välja lülitama. Muidu ma lähen hulluks. Liiga palju on kala. Terve paat on täis. Pinnas on väiksed ja põhjas on suuremad. Aga mul ahvena lant on otsas ja ükski ahven ei söö, siis ma ei taha uskuda, et see ahven on siin. Kurat, ma ikka panen suure landi otsa raisk. Strike Pro, mu lemmik. Minu lemmikud landi firma on Strike Pro, kes ei tea veel. Mulle meeldivad niisugused suuremad landid. Ega vaata, suur lant on selles suhtes, ega sinna tuleb suur kala ka, on ju. Ega ma väikest ei tahagi. Tegelikult on niimoodi üldse, et me tahtsime isaga, mõtlesime täna minna lobisse merikat püüdma, aga natuke tuuline oli algupäraselt ja nüüd ei ole enam tuult. Teine probleem, miks lobisse ei tahaks veel minna, on see, et vesi on 12 kraadi oli sooja vist. Paar kraadi jahedamaks veel ja siis saab merikat proovima minna küll. Ja teine asi on, et lest tahaks püüda sealt proovida. Äkki tuleb midagi. Võrgud vette, saab targemaks. Mis sa teed? Võtad mingi teise kummika. See oli siis ava ära sellisel. Näe, otse ees. Hüppas keegi veest just välja. Meie, kui me Hadoga kunagi käisime siin, siis siin kohas istusid mingid vennad paadiga ja terve sump oli kala täis paksult. Seal, kus on rohtu kasvanud. Seal rohtu ei olnud kasvanud tol hetkel, aga ja siin on näha isegi taimestikku. Ja nüüd näitab mul põhja all, sõitsime kaladest üle väidetavalt. Äkki on taimestik. Siin sobib mu pinnapealne lant väga hästi. Siin on mõnus olla. Tuul ei mässa ja nii edasi. Kui nüüd tuleks kala ka. Kuidas ma ise siis püüan, praegu vaadake. Mul on niuke lant, on ju Buster Jerk. Tal ei ole seda keelt ega midagi, ta ujub nagu niimoodi vasakule paremale ja mida mulle meeldib teha selle landiga on niimoodi, et sa vahepeal nagu tõmbad teda paar korda naks-naks ja siis see kala nagu käib niimoodi, viskab ühele poole, viskab teisele poole, jääb seisma, vaata, ulbib natukene pärast jälle paned talle hoogu juurde ühele poole, teisele poole ja haug vaatab, et mingi kuradi idioot sulberdab ja siis ta võtab ära. Vaatab, et on halvatud kala. Haug tahabki seda halvatud kala rünnata, seepärast, et siis ta ei lähe eest ära, saab lihtsalt kätte teda. Opa, näe, hüppavad veest välja siin samas. Aga need on mingid pisikesed rotid. Talipüüki võib siia tegema tulla küll, kurat. Kas söödetakse ka tali august? Ma ei ole kunagi näinud. Oba, sealt hüppas välja üks vend just veest. See oli umbes nagu viidike suur. Ära nüüd mulle konksu viska siis hambasse, viska kalale. Siin näitab, et meie jalge all on kala.
aga jah, onklid istusid siin samas, kus mina olen praegu. Minu arust neil oli korgiõng. Korgiõng oli sees, viskasid sinna poole, kus ma praegu lanti loobin ja kuradi ainult noppisid järjest. Oba. Suur poiss ka tuli mängu. Hüppas üks suur mölakas välja. No võib-olla võttiski selle ühe ahvena sisse ja nüüd passib seal samas, ootab, et järgmine vend üle pea ujuks, kes näeb maitsev välja. Võib-olla mu lant ei ole piisavalt maitsev. See parem pool on natukene õhku läbi lassnud, ma võin öelda. Hea, et meil paadipump paadis on. Veetemperatuur on 14,8, kui teid huvitab. Aga kalu siin enam ei ole. Oota, kalu ei ole enam. See tähendab seda, et väiksed kalad on põgenenud haugi eest. Njem, salmo. Kurat, õues tundub kuidagi eriti jahe olevat. Nüüd näitab, et põhjas on mingi suur pirakas. Kätel on täitsa külm. Isegi ma võiks öelda, et mul tavaliselt jalgadel külm ei hakka. Mul on isegi jalgadel natuke jahe. Vaata, kus vihma sajab otse ees. Vägev vaatepilt. Praegu nagu mõtlen, et kurat ei tea, kas kalipsoga oleks hea vees olla. Ma ei saa aru, mis selle landipüügiga nüüd toimunud on, kurat. Enam nagu landipüügi üldse kala ei too. Landipüügiga nagu ei taha jah väga toimida enam kalapüük. Kunagi muud moodi ei püüdnudki ainult landiga ja saime kala ja nüüd kuradi püüa landiga ja saad mitte sittagi. Kurat, see paat ikka võtab ikka sitaks kaua aega. Eelmise bensiinimootoriga kuradi Kuremaal panime niimoodi, et nina püsti ikka, kurat. Ikka ihana hoog oli ikka sees, kurat. No ma ei tea, ma jätan siia, meid proovime natuke püüda ja las triivib. See on 7,7 meetrit sügavust. Välismaalased USAs hästi kõvasti kiidavad Tardevle landid. Eestis kunagi oli väga raske leida neid. Üks pood müüs neid. Ma otsisin üles selle poe. Tardevle. See küll kala ei ole. Kurat, ma leidsin midagi üles. Midagi halba. No kinni olen. Kurat, täna oleks pidanud isegi kindad kätte panema. Soojad sokid. Endal on kuradi, ma ei tea, mis saabad. Mul on tavaliselt tosud, mul jalgadel küll. Jalgadel ei ole väga viga. Igastahes jah, panime isaga asjad kokku, mõtlesime, et lähme koju ära, kuradi külm on järsku. Aitab tänaseks. Kõht ka tühi natuke. Ma tahaks, mind täiega huvitab talvine püük nagu. Võida, kas see mingi latikas ja asi, kes siin on talvel, võid ka otsa saada, kus selle välja tiritsid? Suurt ahvenat võtavad siit korralikult. Aga kuidas see latika, mind huvitab nagu latika, kuidas see jääaust välja peaksid saama? Meil on vaja ühte sellist mootorit veel. Ja siis meil on vaja seda bensiinimootor ja 2 seda paneme. Siis paneme 3 mootoriga kummipaadi kood, siis on kõva asi. Täitsa perses, kui külm on. Vaata, me oleme ära harjunud, vaata, et kogu aeg mingi 30 kraadi ja nüüd tuleb natuke jahedam ilm, siis on kohe kisa lahti. Nii, teeme avarii. Buss on risk. Kahva tahab ära minna. Kalal käimine ise nagu see protsess võtab kuradi kaua aega. Elaks järve ääres oleks nagu lihtne kalal käia ja asju teha. Too see paat siia, pane ta peale, pane ta säti ta valmis. Mootor niimoodi naksti küljest ära, nagu ma siin keeran. Pärast pead panema külge tagasi, kui tahad kalale. Kinni lahti. Jõle palju mässamist on. Siis veel autoga sõit. Oleks jõle tore, kui saaks Tapal kala püüda lihtsalt. 5 senti on vees. See on raisk. Tule siia 5 senti. Näed sa, ma olen miljonär. Tõsta otse välja, rahulikult. Sa said vastu hambaid või? Õnneks. Paadiga on see asi, et kui sa korgiga püüad, siis jõle tüütu on, kui tuul nussib sind ja kõik asjad, vaata. Sõbrad, aitäh vaatamast. Skoori ma ei oska anda. Tiiperi arvustuse koha pealt peaks olema 6 punkti 5, on ju. Aga me midagi ei näinud küll. Ainult hüppajaid nägime. Need kargajad mulle ei meeldi raisk. Aitäh vaatamast. Kohtume järgmine kord.